Tere! Eetris on poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni Kristofovitš arutame kõige huvitavamaid poliitilisi sündmusi, mis toimusid sel nädalal. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Ja täna meil on päris palju uudiseid arutada. Esiteks Narva juhtum. Et isegi ma ei tea, mida võiks selle peale öelda. Peale seda, et ma lihtsalt jälgin suure huvi ja õudusega, mis seal toimub. Kaks väidetavat linnapead, kaks linnavolikogu esimeest ja ma ei näe, kuidas selline situatsioon laheneb lähiajal, kuna suvepuhkus on tulemas ja reeglina suvepuhkusel need linnaasutused töötavad, ütleme siis poole jõuga, sellepärast ametnikud teevad oma tööd, aga selline poliitiline elu kuidagi nagu natukene letargilises unenäos. Kuidas sina hindad sellist olukorda, kui kaua see võib kesta ja kuidas see võib tegelikult laheneda just juriidilisest vaatepilgust? Mina arvan, et puhkuseperioodiks kahe linnapea ametisse määramine on isegi väga nutikas lahendus, sellepärast, et üks läheb puhkusele, teine jälle valitseb ja siis vastupidi. Suur kasu. Absoluutselt, et Eestis ei ole ühtegi oma valitsust, kus oleks selline nutikas lahendus kohe kasutusele võetud, et Katri Raik ju andis kabineti isegi. Jaan Tootsile ütles, et kui ta arvab, et ta on linnapea, siis palun tule siia, et kõrval kabinetti ja isegi sekretär suunab talle mingid kõnesid, et kui sa helistad Narva linnavalitsusse ilmselt ja siis sulle automaatvastaja juba ütleb, et tahad vana linnapeaga rääkida, vajuta 1, eks ole, uue linnapeaga vajuta 2. Aga samas ma arvan, et mina vaatan suure optimismiga näiteks situatsiooni, sellepärast, et ma arvan, et meie kombed on palju leebemaks muutunud sajanditega, sellepärast, et ma mäletan, et kui keisarinnale Katariina teisele, siis Jemeljan Pugatšovi toodi, et kes arvas ka, et ta on Venemaa tsaar. Et siis ta raius talle pea maha, aga kui siis kaasvõitlejad tõid Jaan Tootsi Katri Raiki juurde, siis ta pakkus talle isegi oma kabinetti. Vaata, aga kuidas siis palgaga, sellepärast ma mäletan, et siiamaani siis Stalnuhhinile ei ole määratud tema siis tasu siis linnavolikogu esimehe töö eest, et kuidas saab selle topelt maksustamisega? See on ka vaja kuidagi kinnitada. Narvas inimesed töötavad tasuta, nagu me teame, et see Stalnuhhini näide, mida sa tõid, et ta esimesest päevast töötab seal tasuta, sellepärast, et volikogu lihtsalt ei suuda määrata ei talle ega tema asetäitjale palka ja ma arvan, et Jaan Tootsil ka põhimõtteliselt see Narva linnapea palk ei ole nagu määrav selles olukorras. Nii et selles mõttes on, kui sul on sellised kaasteelised, et seda jällegi väga tark kasutada. Vaata, nali naljaks, aga tegelikult mitte midagi naljakat selles situatsioonis üldse ei ole. Sellepärast lõppkokkuvõttes me näeme seda, et Narva linna arengut lihtsalt ei toimu, sellepärast kõik need poliitikud võitlevad omavahel lihtsalt võimu pärast. Ja lihtsalt ma ei mõista, kuidas ja kui kaua see juriidiliselt selline situatsioon võib üldse kesta, sellepärast ma oletan, et see ole lõpmatu, et kuskil sügisel peaks tulema mingisugune lahendus, aga mis see lahendus praegu võiks olla, et lihtsalt üks pool annab alla ja ütleb, olgu, siis me ei jätka sellist tsirkust enam, siis me ise siis loobume oma mandaadist, oma siis tööülesannetest, oma ametist, et sellepärast hetkel mulle tundub, et siuke kurnamismäng toimub, et iga pool ootab, kuna teine lihtsalt sellest loobub. Mis sina arvad?
mina arvan, et üldse liiga vara kutsuti tagasi valitsuse eriesindaja seal Narvast, et ma käisin siin Vabas Lavas vaatamas etendust, mis rääkis Indrek Tarandi seiklustest Narvas 90ndate algul, et kui keegi veel ei näinud, siis ma väga soovitan, et see on siiamaani nii Tallinnas kui Narvas näidatakse, et vaadake, väga hea etendus ja mis puudutab kõiki neid kohaliku omavalitsuse probleeme, siis põhimõtteliselt KOKS-is on ju lahendus olemas, et kui neil pärast näiteks linna eelarvega samasugused probleemid eelarve vastuvõtmisega, ma mõtlen, ja siis või kui nad ei suuda siis lõppude lõpuks normaalse volikogu istungi kokku kutsuda ja siis seal kõik need küsimused ära lahendada, siis suure tõenäosusega varem või hiljem realiseerub olukord, kus vahetub kogu koosseis, et tulevad asendusliikmed siis sisse, et vanad liikmed lahkuvad ja uued tulevad sisse. Selline kord on täiesti ette nähtud kohalike omavalitsuse seaduses. Jah, sellepärast, et siis kui meil Tallinnas oli selline olukord vahetult enne viimaseid valimisi, et kui siis poleks näiteks linnapea õigeks ajaks valitud, siis selline lahendus oleks realiseerunud, et ma ei mäleta ausalt öeldes, et taasiseseisvunud Eesti ajaloos oleks kas või ükskord, kas või kusagil, et isegi väikses omavalitsuses selline situatsioon päriselt realiseerunud, aga hüpoteetiliselt selline võimalus on ja arvestades, et Narvas see, kus inimene kandideerib, on teletehnik ja on ju, et millises nimekirjas ta on, et kui tuleb täiesti uus koosseis, et äkki seal on see tasakaal on hoopis teine. Ja teised kombinatsioonid. Kombinatsioonid on teised. Aga tead, tegelikult esimesed riskid on juba ette tulnud seoses selle korra lagedusega, sellepärast külastas kaitseminister Hanno Pevkur hiljuti Narvat, kohtus kõikide Narva võimu esindajatega ja probleemiks oli tegelikult see, et Narvas on vaja ehitada kaitselinnaku ja just selle tõttu, et ei ole siis kindlaid juhti, on keeruline selle protsessiga alustada. Et tegelikult ma loodan siiralt, et vähemalt sügiseks selline olukord ikkagi laheneb. Narvas on absoluutselt kõik kohaliku eluga seotud protsessid ja sellised pikaajalised protsessid on pausile pandud sellepärast, et võimuvaakum täiesti eksisteerib, et volikogu ei suuda seal mitte ainult võtta vastu otsuseid, isegi kokku tulla, et siis see ei mõjuta hästi ja linna elanikud saavad sellest aru, et see tsirkus juba ammu ei ole kellelegi näljakas aga samas mina vaatan jällegi seda kõike nagu positiivsel, sellepärast, et ilmselt Narva keskmine valija saab aru, et tema häälest ka midagi sõltub. Et järgmine kord võib-olla tasub ikkagi valimistele minna. Valimistele minna ja valida kedagi teist, mitte esiteks, neid valida kedagi teist või siis ise kandideerida või siis veenda asjalikku inimest, et ta ikkagi kandideeriks, mitte nii, teate, see on kõik tsirkus seal. Ja loomulikult see on tsirkus seal, sellepärast, et kui see mõistlikud inimesed ei tule, kellel on puhas taust, alustame sellest, kellel on teadmised, kellel on kogemus, kellel on südametunnistus, siis et kui nemad kuidagi hoiduvad sellest üldse poliitikast ja kohalikus poliitikas osalemisest, siis paraku suure tõenäosusega tulemus on see, et pärast on volikogus inimesed, kelle pärast on siis 4 aastat väga piinlik. Ja veel üks küsimus. Me kuidagi rääkisime mainimata, millest erakondadega tegu on, aga tuletan meelde, et ühelt poolt Katri Raik sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Katri Raiki nimekiri, tal on valimisnimekiri. Tal on valimisnimekiri, siis ta on koos Mihhail Stalnuhhina ja teiselt pool, kes praegu... Kellel on ka isiklik
isiklik nimekiri. Ja isiklik nimekiri ja teiselt poolt, kes praegu siis võimule pürgivad ja isegi siis on saavutanud vahepeal midagi, et see plaan B Urbo Varmaniga ja Jan Toots Keskerakond. Ja kuidagi teate, mis mulle torkas silma, et kogu selles mängus ja tsirkuses Keskerakonna esimehe roll jäi kuidagi tahaplaanile, et ta üldse ei ilmu pildil seoses sellega teemaga, ei kommenteeri ja justkui üldse teda ei ole näha. Et võiks tekkida selline valilik ettekujutus, et just need on puhtalt need inimesed, kes selle asjaga tegelevad, aga siis Kõlvart ja tema lähikond justkui puuta asjasse. Tegelikult mina seda päriselt ei usu ja mina ikkagi arvan, et Kõlvarti poolt see on kõik ka koordineeritud ja siis lavastatud, ma ütleksin nii. Kuidas sina arvad, kas see Toots ja teised on nii julged, et toimetavad siis oma nägemuse järgi või ikkagi neil on siuke suur toetus keskbüroost tuleb ka? Keskkontorist. Ma arvan, et kui seal oleks edulugu, siis Kõlvart oleks kindlasti platsis. Aga arvestades, et see on hale tsirkus ja suure tõenäosusega sellest ei ole ka midagi võita, et näidatakse sellised omal algatusel siis kokku kutsutud koosolekud, mida on raske eeldada, et pärast kas kohus või justiitsministeerium siis kuidagi neid annab neile positiivse hinnangu või siis ütleb, et see oli seaduslik, siis sellised lood kindlasti enne Riigikogu valimisi, siis Kõlvartile vähemalt neid ei ole vaja. Ja siis ärme unustame ka, et teine pool on seal Mihhail Stalnuhhin, kes oli aastakümneid isegi Keskerakonna number 1 Ida-Virumaal. Ja siis nüüd on ta nende kõige suurem vaenlane ja selle situatsiooni rõhutamine oma valijatele ka ei ole võib-olla neile kuidagi nagu kasulik. Tekimist on puhtalt poliittehnoloogilise siis asjaga ja siis ikkagi oleme siis Kõlvart ei suuda seal lihtsalt midagi päästa, et ta ei suuda ka neile midagi pakkuda. Oleme teadlikud, et ikkagi kõik mõistavad, mis toimub ja ma arvan, et tegelikult Kõlvart kas mitte peamine selle kogu tsirkuse lavastaja, aga ta tegelikult seisab selle eest. Nii, aga veel tahtsin rääkida natukene Keskerakonnast ja nende etteheidetest, mis tulevad väga jõudsalt enne Riigikogu valimisi. Nemad hakkasid väga jõudsalt rääkima sellest, et meie praegune maksusüsteem ei kõlba kuhugi, see ei ole hea ega tavainimestele ega siis võtjatele on vaja midagi muuta ja veel nemad kritiseerivad meelega see maksuküüru kaotamist, et nemad väidavad, et sellest on võitnud ainult rikkurid. Ja mina üritan aru saada, mille peale üldse mõtlevad tavainimesed, kas nad usuvad neid sõnumeid, sellepärast nad on puhtalt valelikud, sellepärast see maksuküüru kaotamisest on võitnud just keskklassi inimesed, õpetajad, päästjad, politseinikud, sellepärast nende võit aastas netosummas 1800 parimal juhul ja kui keskerakondlased kiruvad meie maksusüsteemi, kõige imelikum on see, et nad ei räägi otseselt, mida nad tahavad muuta. Aga mina oletan, et mina tean, mida nad tahavad muuta. Nad tahavad jälle kehtestada astmelist tulumaksu, aga samas nad ei räägi, keda siis nad peavad rikkuriteks. Ja teiseks ma arvan, et nemad tahavad kehtestada ettevõtete tulumaksu, et see tulu maksustaks. Ja võib-olla siis pankadega tahavad tegeleda. Et mis sa arvad,
miks nad ei räägi otseselt, sõbrad, kehtestame jälle astmelise tulumaksu, need, kes saavad, no ütleme, 2000 saavad karistatud ja ettevõtjatelt võtame siis ka koorma. No alastame pankadest, et pangad tegelikult maksavad, et krediidiasutustele meil on pandud kohustus, et nad peavad neid avansilisi tulumaksu siis määrasid ikkagi maksta. Ja nad maksavad sadu miljoneid. Just, ja siis nad võtavadki neid dividende ja maksavad sellest tulumaksu siin ja me saame sellest maksulaekumisi. Kas on võimalik neilt võtta rohkem, ma nüüd oleksin nagu hästi ettevaatlik sellega, aga mingi mängumaa siin on, aga mitte väga suur. Teiseks, see maksuküür, miks see oli Reformierakonnale näiteks eelmistel valimistel nii väga oluline, miks see oli populaarne siis rahva seas, ma mäletan väga hästi, et kui sa hakkad rääkima nagu maksuküürust, siis inimesed kohe saavad aru, millest jutt käib ja siis avaldavad sellele toetust. Ma arvan, et see oli ka meie nii-öelda edu võti ja viimastel valimistel, et võib-olla praegu on reitingutega probleemi, et ei ole nagu samasugust probleemi, mida lahendada. Aga see maksuküür oli minu hinnangul kindlasti väga ebaõiglane, sellepärast, et see maksustas kõrgema tulumaksumääraga sisuliselt kõiki inimesi, kes said kuus rohkem kui 1200 eurot. No, väga rikkad inimesed. Väga rikkad inimesed, jah, et võib olla, eks ole, et inimesed, kelle brutopalk on 1200-1300, siis pärast selle maksuküüru kaotamist võitsid seal, ma ei tea, 10-15 eurot nagu kuus, aga juba inimesed, kelle sissetulek oli 2300 näiteks, mis on õpetaja keskmine palk, patrullpolitseiniku või medõe näiteks keskmine palk jällegi, et siis nemad võitsid sellest juba 180 eurot kuus, et see on päris suur summa. Meditsiiniõed olid kõige pahasemad selle astmelise tulumaksu peale, sellepärast nad ütlesid, me töötame ka öösiti, et teenida rohkem raha, aga lõppkokku võttes me saame vähem. Nad ei võida mitte midagi. Ja siis inimestele, kelle brutopalk veel kord, et kes kätte saavad umbes, ma ei tea, 1800, et ma peas väga aeglaselt arvutan, aga siis 2300 on ju see brutopalk, et nemad pärast maksuküüru kaotamist sisuliselt said 13. palk. Et see on päris suur võit ja loomulikult see on riigieelarvele valus ja siis see tähendab seda, et me peame kusagilt leidma seda raha, eks ole, teistest valdkondadest, eelkõige siis avalikus sektoris neid koondamisi tehes, aga ma arvan, et see on praeguses kriisiolukorras ikkagi ülioluline, sellepärast me räägime siin hinnarallist, me räägime siin muudest, eks ole, majanduslikest teguritest ja see, et inimesed saaksid oma välja teenitud raha kätte, see oli ja on meie prioriteet ja ma tagasihoidliku optimismiga vaatan tulevikku, sellepärast, et meil praegu on mitte enneolematu majanduskasv, aga siiski majanduskasv 2,6%, see on päris suur juba praeguses olukorras, praeguses kriisiolukorras ikkagi see tähendab, et ikkagi meie otsused on õiged ja siis me läheme õiget suunda. Ei, valitsus on selles olukorras ikkagi teinud väga tublit tööd. Ma ütlen, kindlasti mitte ainult valitsusest, see kõik ei sõltu. Meie
absoluutselt kõik, kes majanduses osalevad, on andnud sellele oma panuse, nii palgatöötajad, ettevõtted kui ka siis regulaator, ehk siis valitsus. Ja noh, see, et meil, noh, mitte kõik Euroopa riikidel on majanduskasv ja ka nendel, kellel on, et see ei ole nagu, paljudel ei ole nagu Eestiga võrdne, et me oleme väga tublid olnud ja see annab mulle nagu väikese sellise tagasihoidliku lootuse väita, et me läheb aina paremini. Et loomulikult ei saa tänapäeval mitte midagi nagu prognoosida, isegi mis järgmisel nädalal toimub, mida me jälle arutame siin podcastis, aga suure tõenäosusega ikkagi ka see maksuküüru kaotamine oli õige samm, see tähendab, et inimesed peavad nagu saama kasu kogu sellest. Ja ma arvan, et lihtsalt Keskerakonna jaoks on lihtsalt valus seda tunnistada, et Reformierakond on teinud midagi päriselt hea ja kasuliku inimeste jaoks. Sellepärast näiteks mina isegi saan heaks kiita Keskerakonda, näiteks Tondiraba park Lasnamäel, hea asi, aga miks nad lihtsalt valetavad igal sammul ja ei saa tunnistada, et see maksuküüru kaotamine ei olnud siis rikkurite huvides, vaid tavainimeste huvides. No sellest mina küll aru ei saa ja mina lihtsalt loodan, et inimesed on piisavalt targad, et aru saada, et nende võit oli väga konkreetne ja peegeldub nendes rahatähtedes, mis on nende siis kontol või rahakotis, me unustasin see, mis rahakott. Mina olen sellega täiesti nõus ja ma arvan, et mitte ainult Keskerakonnal ei ole raske seda tunnistada, vaid ka Isamaal näiteks, aga ma väga loodan ja ma loodan, et meil on jõudu ja meil on piisavalt toetust selleks, et ka järgmises valitsuses seista selle eest, et näiteks ettevõtjatele seda tulumaksu ei tuleks, sest me ikkagi väga hästi mäletame, et isegi meie valitsus pidi seda omal ajal kehtestama niimoodi tulevikuks, sellepärast et sotsid seda nõudsid. Ja siis see oligi üks põhjus, miks me pidime nagu loobuma koostöös Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, sellepärast et nad nõudsid seda 2%, eks ole, ettevõtete tulumaksu, aga see on väga negatiivne meede ja mis ma arvan, et ta negatiivselt mõjutab, ma ei tea, kui drastiliselt, aga ma arvan, et ikkagi väga negatiivselt meie majanduskasvu ja sellest oli vaja loobuda ja väga hästi, et Reformierakonna juhitud valitsus ikkagi loobus sellest. Kas selline situatsioon jätkub ka pärast valimisi? No elame näeme, aga ma loodan, et Reformierakond kindlasti peab selle eest seisma. Aga läheme sellega edasi, seisame meie põhimõtete ja inimeste eest ja seletame ka rahvale, kuidas asjad on siis korraldatud selles maailmas, et nemad ei jää siis valetajate lõksu. Aga ma tänan sind ja kohtume järgmisel nädalal juba. Jah, järgmisel nädalal näeme.